Tšauka! Ma ei tea, kuidas see juhtus, aga jällegi mu tühjade ilupakendite karbike, kuhu ma neid korjan, ajab üle ääre. No ta ei ole nüüd ülisuur, aga ütleme, et on aeg jagada oma tühja ilutooteid. Viimati vist tegin video detsembris, nii et circa 2 kuu kogus on nüüd siia kogunenud. Vaatame, millega ma olen viimasel ajal hakkama saanud, kellele ma neid tooteid soovitan, mis on nende toodete inkiskoor ja kas ma ostaksin neid tooteid uuesti. Alustame 2 sellise piimiat toonikuga. Selliseid piimeid toonikuid mulle meeldib väga kasutada, ütleme sellise igapäevase niisutajana enne kreemi ja võib-olla ka siis kombineerituna mõne teise seerumiga. Ja sellised tooted, niisugused niisutavad piimiad, kreemised on eriti head külmal talvel, mis meil praegu on veel käsil. Nii et kui sa tunned, et su nahk vajab natukene abi niisutust, siis haara mõne piimetooniku järele. Siin saan sulle rääkida 2. Esiteks siis Bioma piimestoonik ja teiseks Smoothie Skin'i piimestoonik. Nad oma konsistentsilt, ütleme efektilt, mõjult on minu jaoks väga sarnased, sellepärast ma lihtsalt jagan neid koos. Nad on piimiad, sellised kerged, niisutavad, sobivad kasutamiseks iga päev, 2 korda päevas, kui soovid ja ütleme, toetavad naha kaitsebarjääri ja niisutavad. Mõlemad on lõhnaainete vabad, suhteliselt hea hinnaklassiga, pigem ikkagi rahakotisõbralikud. Biomat ma tellisin Cult Beauty'st ja Smoothie Skin'i saab igalt poolt Eestist kätte. Korra vaatame siis, kuidas nende inkiskoorid on. Bioma inkiskoor on 15/20. Väga ilus. Ja kuna Smoothie Skin'i toonikul ei ole triipkoodi, siis ma otsin. Ja Smoothie Skin on 11/20. Nii et kui nende 2 vahel nüüd inki mõttes valida, siis Bioma on natukene parema skooriga. Mulle, ütleme, istusin nad mõlemad, aga ma olen, ütleme, veel kreemisema, veel siidisema piimetooniku otsingul. Nad ei olnud kindlasti halvad tooted ja ma arvan, sobivad kõigile nahatüüpidele väga hästi, eriti talvel kasutada. Aga ma olen kindel, et on olemas veel siidisemaid ja veel kreemisemaid ja kuidagi veel selliseid piimeid toonikuid, mis kuidagi ei jäta mind selliseks neutraalseks. Nad olid soliidsed, aga mu reaktsioon nende osas on neutraalne. Nii, otsa on saanud Q+A glükoolhappetoonik. See nüüd on selline 100 milliliitrine väga hea hinnaklassiga lihtne, ütleme glükoolhappega toonik, mida mina kasutasin hoopis kaenla all. Kui sa nüüd ei tea üldse, millest ma räägin, et miks panna happekoorijad kaenla alla, siis kiire ülevaade. Kaenlaaluse bakteritele ei meeldi happeline keskkond ja kui sa tunned, et sa ei saa oma kehalõhnadest jagu ja ükski deodorant ei tööta, siis haara endale glükoolhappetoonik ja katseta seda kaenla all. Mina kasutangi seda siis pärast pesu enne deodoranti. Kannan ta lihtsalt kätega kaenla alla, lasen tal ära sinna imenduda ja siis asun deodoranditama. See nüüd tooniku mõttes oli väga pehme glükoolhappetoonik, et ma kujutan ette, et ta võib ka nahal võib-olla peaaegu igapäevasel kasutamisel olla okei. Ta ei ole kindlasti mõeldud igapäevaseks kasutamiseks, ma mõtlen just näonahal. Aga ta oma glükoolhappe, ütleme siis selle efekti või mõju osas oli pigem pehmema poolsem. Jällegi siin ei ole seda triipkoodi, ma korra vaatan, kas ma leian. Inkiskoor näitab siis 15/20, nii et väga soliidne. Ütleme niimoodi, et jah, tänu sellele, et seda glükoolhapet on siin pigem pehmemalt, siis sobib, kui sul on näiteks kaenlaalused tundlikumad, võib-olla su nahk üleüldiselt on tundlikum. Minu jaoks ta jäi natukene pehmeks, võrreldes näiteks Deordoneri glükoolhappe toonikuga, siis selle efekt ka ütleme haisubakterite mõttes oli minu jaoks pehmem. Et selle koha pealt soovitan Deordoneri oma rohkem. Aga muidu super hea hinnaga ja ilusa skooriga. Ja kui sul on tundlik nahk, siis see võib olla väga hea variant. Nii, mul on otsa saanud Nerdsi siis näopuhastaja. See on nende kaeraga selline näopesukeel. Oli ilma lõhnata, Nerdsi tooted üleüldiselt on väga hea hinnaklassiga ja tänu sellele, et ta sisaldab kaera, on ta, ütleme, kuival nahal, ärritunud, tundlikul nahal
väga hea pesukeel, mida katsetada. Ta ka ei vahutanud ja oli tõesti sellise niisutava toimega. Ja mulle väga meeldis. Mina, kellel mul on tegelikult seganahk ja vistrikutele kalduv nahk, siis praegu sellel külmal talvel ma tundsin küll, et mu nahk nagu tahab rohkem niisutust, poputust. Ma hakkasin isegi näoõlisid õhtuti kasutama. Ja kõik mu pesutooted ma olen proovinud hoida pigem sellised niisutavad, rahustavad, mitte liialt, ütleme, tugevtoimelised. Ja see oli selleks super mõnus variant. Ta küll ei ole lõhnastatud ja tal on nii-öelda natukene oma, ütleme, selline koostisainete lõhn, mis võib-olla kuidagi võib häirida. Ta on väga neutraalne, et lihtsalt ütlen sulle. Ja mulle väga meeldib ka see, et tõesti Nerdsi tooted on enamuses väga soliidse inkiskooriga ja nagu ma ütlesin juba, et hinnaklass on super. Vaatame korra selle inki ka üle, et mina soovitan seda vist kõigil nahatüüpidel, eriti praegu külmal ajal, kas või hommikuseks puhastuseks super mõnus. Tuleb 11/20, inkiskoor võiks olla natukene parem, aga muus mõttes igati ponks tegelane. Soovitan ja ma arvan, et ma kasutaks seda isegi veel. Üks juuksepalsam on otsa saanud. Viviscali siis Strengthening Conditioner. See peaks siis olema juukseid tugevdava efektiga. Viviscali neid tooteid ma sain endale siis katsetamiseks, mulle saadeti need, et ma ei ostnud seda ise. Ja ütleme niimoodi, et ma kasutasin selle ära. Ta oli täitsa sümpaatne, aga nagu sa tead, siis ma olen Pure Shores Artisani brändi juuksehooldustoodete fänn ja selle vastu ta kahjuks minu jaoks ei saanud. Ma korra vaatan kiirelt inkiskoori ka. Tuleb selline 9/20, võiks olla natukene parem, aga pole hullu. Et selles mõttes ma märgin ta siin juures ära, et Viviscalil on väga tore üks juukseseerum, mida ma ka praegu kasutan, mis mulle meeldib rohkem isegi kui see palsam. Ta on hästi selline vesine, kerge, ei tee juukseid raskeks ja niisutab ja tõesti hoiab, et juuksed ei katkeks nii palju. Olen ka võtnud need Viviscali juuksenaha küünte, ütleme siis sellist toidulisandit, mida ma ka täitsa julgelt soovitan, et kellel on praeguse külma talvega siis näiteks väga murduvad küüned või kuidagi juuksed haprad, et siis sellised toidulisandid võivad ka aeg-ajalt väga head abi pakkuda. Et ta oli täitsa okei, aga ta ei saa mu Pure Shoresi vastu nagu. Ta lihtsalt ei saa. Me lähme kohe Pure Shoresi. Mul on sulle jagada. Palsam, šampoon. Vaatan, kas on veel midagi. Ja on veel midagi. Juuksesprei, juuksekreem. Kas on veel? Ei ole. No see on juba piisavalt. Nii, lähme siis mu lemmikusse Pure Shoresi. Et ma olen nende tooteid kasutanud üle 2 aasta nüüd juuksehoolduse mõttes ja rabasid mind jalust ja naudin tänase päevani täiega. Siin on siis Pure Shoresi üks tahketest šampoonidest. Ma vaatan korra, piilun sisse. See on siis nende Botanical Repair, selline tõesti väga toitev, niisutav, ütleme kahjustunud juustele, töödeldud juustele, ütleme sellist niisutust vajavatele juustele, ka lokkis juustele, et minul on kahused juuksed ja sellised suhteliselt tugev juukse struktuur, mis tahab väga niisutust ja silumist saada, siis see Botanical Repair on olnud väga toitev, siidine just praeguseks talviseks perioodiks väga hea. Kui sul on õhuke juus, mis kiiresti, ütleme, muutub hästi raskeks või kuidagi vajub ära, siis see šampoon ei ole sulle, et ta jääb liiga toitvaks. Ja vist minu kõige lemmikum juuksepalsam, mida Pure Shores müüb praegu, on nende siidiga siis üks uuematest kollektsioonidest juuksepalsam, mis on moringa õli ja siidi ekstraktiga, super ilusa, väga siluva toitva efektiga. Pure Shoresi palsamid ja nende üks mask, mis neil on kõik väga sellise ülikreemise tekstuuriga, et seda palsamit kulub väga vähe. Ma kasutasin seda nagu terve sügistalve praegu
et jagus ikkagi väga-väga pikaks ajaks ja no siit sai kätte küll iga viimase kui tilga. Mulle väga meeldib ka selle balsami lõhn. See on, ja ma kukutan selle põrandale. See on rohelise tee ja pistachio. See on lihtsalt nagu magustoit. Et tõesti, soovitan soojalt, kui sa tahad siluvat, toitvat efekti. Ja see lõhn on imeline. Siis järgmiseks minu üks vana lemmik juba Pure Shore'i siis Hair Juice Spray. Seda mina kasutan siis pärast juuksepesu rätikuivadesse juustesse nii-öelda kuuma kaitsena, et tõesti natukene juukseid kaitsta, ta ka natukene niisutab juukseid. Selles tootes annab kuuma kaitseefekti üks õli, seega ta on natukene toitvam, ütleme selline sprei võib-olla kui esialgu tundub, aga minu jällegi sellisel tõesti niisutust ja toitvust vajaval tugeval juuksekarval on see olnud väga-väga hea. Mida ma tahan ka toonitada? Esiteks, Pure Shore'i need spreid kõik tulevad klaaspakendis ja ta on peaaegu tühi, eks ju, ma ei saa teile näidata ideaalsed spreid, aga lihtsalt see spreiotsik on nagu hästi-hästi udupeene sellise tõesti väga-väga hea otsikuga. Et aeg-ajalt need sprei asjad, toode on üks, aga kui see sprei on selline nagu viskav, siis seda ei ole mõnus kasutada, aga see on lihtsalt peen uduvihm tuleb ja kannab seda tänu sellele juustele väga-väga mõnusa laia hajuva siis joonega. Väga mõnusa lõhnaga ka fresh juusu, selline värske, natuke tsitruseline, hästi mõnus. Ja ma ei tea juba mitmes mul see on, ma kasutan seda kogu aeg, soovitan soojalt. Vaatame korra, Pure Shore'i kõiki tooteid ei ole kahjuks inkis. See on siis 18-20. Ja siis viimane toode täna Pure Shore'ist on nende juuksekreem. See nüüd on veel vana pakend, et nüüd neil tuleb see natukene väiksemas pakendis. Et nagu näha, siis ka mina praegu, ütleme, ta jäi mulle natuke aeg-ajalt ka seisma, aga selle lihtsalt tarbimiseks läheb nagu aega. Ta ka aeg-ajalt mul seisis, et selles mõttes ta on natukene jäänud tähelepanuta. Aga sellegi poolest ma täna veel kasutasin teda ja ta mõnusalt, ütleme, silub juuksed veel, niisutab juukseid ja kui sul on sellised lendlevad või natukene kahused juuksed, siis seda tasub täitsa proovida. Väga mõnus sellise mahlase rabarberi lõhnaga ja on olnud väga tore, ütleme selline just siluvaks ja juukseid niisutavaks efektiks, kui juuksed on juba ära pestud ja võib-olla oled ka teinud endale soengu ja tahad anda natukene juustele veel lisa. Mina olen kasutanud seda toodet ka märgadele juustele või ütleme sellisele rätikuivale juuksele, et siis ta imendub minu meelest veel sügavamale või kuidagi läheb mõnusamalt laiali, et võid katsetada nii ja naapidi. Ja inkiskoor on 15-20. Üks parfüüm on otsa saanud. Seda ei juhtu just tihti, aga täna tõesti saan teile jagada ühte oma lemmikut Zara kollektsioonist. Ja selleks on Zara Vetiver Pamplemousse parfüüm. See on siis koostöös Jo Malone'iga tehtud parfüüm ja kui sa otsid midagi sellist värsket, natuke sellisem puidusem, idamaisem on siis Vetiver minu jaoks. Ma väga nautisin seda. Ta jääb mõnusalt kerge, aga samas puidune, selline tõesti natukene idamaisem. Ma arvan, et ma ostaks veel, aga kuna mul on päris palju parfüüme, siis hetkel on see pausil. Aga tõesti soovitan uudistada Zara lõhnu, et eriti need minu jaoks Jo Malone'iga koostöös tehtud lõhnad on avastamist väärt. Siis 2 Madara seerumit on otsa saanud. Esiteks siis Madara Botanic niacinamidi alternatiiv ja teiseks retinoli alternatiiv. Ütleme need on siis alternatiivseerumid, et nad ei kasuta sünteetilist niacinamidi või sünteetilist retinooli,
vaid kuna Madara kosmeetika on orgaaniline ja looduslik, siis nad, ütleme, on välja töötanud enda loodusliku alternatiivi antud toimeainetele. Mõlemad seerumid olid sellised, ütleme, väga loodusliku, pigem ikkagi märgatava lõhnaga. Juba ütlen sulle ette ära, et kui sa oled lõhnatundlikum, siis mine kindlasti uudista neid enne, et sulle ei pruugi need meeldida. Ja praegu siin korra proovin enda mälu värskendada. Jep. Niacinamidi seerum oli väga selline vesine keeljas, suurepärase niisutusvõimega, hästi mugav, mõnus kasutada. Ja ma arvan, et sobib ka kõige rasusemal nahal, et ei jäänud raske, aga oli vesiselt niisutav. Ja retinoliga seerum oli pigem kreemisem, aga samal ajal ei olnud see kreemisus, ütleme, raske. Imendus väga hästi nahka ja tänu sellele tegelikult nad olid mõlemad minu jaoks väga sümpaatsed. Mulle väga meeldivad ka nende pakendid ja nende pumppudel ja muidugi kogu Madara lähenemine, et kõik nende tooted on orgaanilist päritolu. Ütleme, et Inkiskoore ei pea väga vaatama selles pärast, et kõik tooted on selle koha pealt väga-väga ilusti üle vaadatud ja koostisainet hoolikamalt valitud. Soovitan tõesti katsetada. Ma arvan, et mulle nendest kahest võib-olla tekstuuri mõttes meeldis see niacinamidi oma rohkem, sest et ta tõesti oli selline hästi keeljas, tugevalt niisutav ja tõesti sellise värskendava mõjuga. Aga ka retinol oli tegelikult väga sümpaatne, nii et ütleme, et nad on minu jaoks väga ühel pulgal. Üks meigiõli on otsa saanud ja selleks on Transparent Labi siis meigieemaldusõli, millega on väga hea võtta maha siis õhtuti tugevamat SPF-i kihti või muidugi jumestust. Mulle väga meeldis see. Esiteks, ta on klaaspudelis. Teiseks, ta on sellise keskmise pigem odavama hinnaklassiga, et ta, ma arvan, et jääb sinna 20 euro kanti. Minu meelest neid peaks tulema ka väiksemaid suurust, et minul on 200 milliliitrine, just minu teada tuleb seda ka 100 milliliitrisena. Mulle väga meeldis selle õli puhul see, et ta oli väga-väga sellise vesise tekstuuriga. Tuli imeliselt naha pealt kohe lahti, kui sa käed märjaks tegid ja hakkad teda nagu maha pesema. Et ülimalt sümpaatne, soovitan soojalt. Transparent Labi tooted ka väga paljud nende seast on ilusa skooriga, ilma lõhnata ja sümpaatsed. Vaatan korra, kas ma leian ka selle toote inki. Tal ei ole siin seda triipkoodi, aga äkki ma leian. Inki skoor on imeilus. 17,7 20. Nii et kui sa otsid meigieemaldusõli, siis soovitan katsetada Transparent Lab. Minu käest saab plusspunktid täiega. Ma arvan, et ma ostaks isegi veel, kui mul ei oleks paari teist ootamas ees, mida katsetada. Täiesti klassikaline Anni paradoks, ostaks seda sama veel, kui ei oleks ees mõnda, mida peaks enne ära kasutama. Järgmiseks on üks meigitoode, mis ka on, ütleme, aplausi väärt, et ma selle täiesti ära kasutasin. Ja selleks on NARSi Light Reflecting Foundation jumestuskreem. Miks ta väärib aplausi on esiteks see, et ma ostsin selle jumestuskreemi endale 2,5 aastat tagasi ja terve selle aja ma kasutasin seda. Ta oli aeg-ajalt mu igapäevane jumestuskreem, piisas sellest ühest väiksest pumbatäiest ja minu jaoks oli ikkagi tükk tegemist, et ta otsa saaks. Ta oli imeline. Ta võiks olla parema inkiskooriga, minu meelest see inki jääb umbes sinna 8-20. Ei ole punasid koostisaineid ja tegelikult ei ole ka liiga madal või väga madal, aga muidugi võiks olla natuke parem. Nii hästi püsis, jäi õhkõrnalt nahale, sa ei tunne ka seda, ta jättis natukene naha kumama, aga ei olnud kuidagi rasvane või rasune. Ka minu rasune teetsoon sai sellega super hästi hakkama. Igas olukorras püsis laitmatu. Et üks jumestuskreem, mida ma julgelt kõigile soovitaks, sest et tõesti, ta ka sisaldab nahahalduse koostisaineid, väga mõnusa, kerge tekstuuriga. Ta on küll natukene kallima hinnalisem, aga ta on iga oma senti väärt. Ta oli mu ainuke jumestuskreem mingi hetk ja ma tõesti kasutasin seda rõõmuga iga kord, et temast saada iga siis makstud sent kätte, et tõesti ta ka lõpuni ära kasutada. Mina kasutasin siis värvitoonis Mont Blanc, ostsin selle 2,5 aastat tagasi Pariisis.
endale ja täielik lemmik. Et seda ostaks veel, kui ei oleks jällegi teisi jumestuskreeme praegu, mis ootavad ka kasutamist. Ilmselgelt mul need jumestuskreemid võtavad aega, et nad täiesti lõpuni ära kasutada. Nii et, aga tõesti, NARS Light Reflecting jääb minu südamesse vist elu lõpuni. See oli imeline. Siis üks meigitoode, mis kahjuks ei ole küll otsas, aga ta on lihtsalt olnud minu meigikollektsioonis juba piisavalt kaua, et ma otsustasin, et on aeg ta lihtsalt ära visata. See on siis Idun Mineralsi Midnight Sol bronzer või päikesepuuder, mis on tema üks suur miinus, miks ma nagu lõpuni teda tegelikult või teda rohkem ei saanud kasutada. Ma loodan, et siit on näha, et see keskmine osa, mis nagu vastu läigib natukene, on lihtsalt hardpan, ehk siis ta tekitab endale sellise kõva kihi peale ja ta tekitas seda kogu aeg. Kuidas seda kihti ära saada? Näiteks nipp sulle, võta teibi see kinni ja tõmba teip nagu lahtida pealt, et see teibiga saad nagu selle kõige pealmise kihi ära ja siis tuleb alt lahti siis see nii-öelda lahtisem puuder, mida haarata pintsliga, sest et kui ta on selliseks kõvaks läinud, siis siit ei tule nagu mitte midagi. Et võid nagu hõõruda, aga siit ei tule mitte midagi. Et sellise teibitrikiga ma sain ta ikkagi korduvalt taas töösse, aga see kuiv nii-öelda kiht tekkis ta peale väga kiiresti tagasi. Aga jaa, muidu mulle väga meeldis see. Mulle meeldib, et ta on mineraalne kosmeetika, et ta tuleb sellises pappkarbis, et ta ei ole plastik. Väga ilus toon oli sellise kerge sädelusega. Vaatame korra, mis see inki näitab meil. Aga jaa, ma lihtsalt mingi hetk väsisin ära sellest ja ta tegelikult on ka olnud mu meigikollektsioonis piisavalt kaua. Inki 18-20, no lihtsalt imeilus. Ilma talgita, absoluutselt. Üks silmakreem on otsa saanud ja selleks on Bioderma Sensibio AI+ silmakreem. See on vist nii valge nagu pakend, et see kaamera ei haara seda kõige lihtsamini. See on siis nende, ütleme, tundlikule nahale mõeldud sarjast silmakreem. Väga soliidne, kergelt sellise niisutava, väga mõnusa keeli ja tekstuuriga. Ta sisaldab ka kofeini, mis peaks siis silma ümbruses natukene seda vereringet elavdama ja natukene, ütleme, tursaid vähendama. Ja inkiskoorilt oli minu meelest väga sümpaatne. Vaatame korra üle. See tuleb siis 13,3/20, nii et täitsa sümpaatne. Ja on minu meelest nüüd nende silmakreemidesse uuem versioon, mis ongi AI+, ehk siis pluss versioon. Üks näokreem on otsa saanud ja seda Fleurs brändilt, mis minu jaoks oli täiesti uus. Näokreemi nimi on Happy Skin, ehk siis õnnelik nahk. Ma kasutasin seda kreemi tegelikult kahasse oma elukaaslasega, et ta oli selline hästi mõnusa klassikalise kreemi tekstuuriga, väga siidine, läks ilusti laiali, et ütleme väga sümpaatne näokreem oli. Mida ma pean ütlema? Fleurs on siis, ütleme, viide lilledele ja kõik Fleursi nahahooldustooted, mida ma sain katsetada, lõhnavad, ütleme selliselt lilleliselt. Aga mu elukaaslasel ei olnud selle vastu midagi, ta ütles, et talle isegi meeldib see lõhn, nii et ka meestele miks mitte. Mulle saadeti see näokreem lihtsalt katsetamiseks ja ausalt öeldes ma olin üllatunud, kui väga see mulle meeldima hakkas. Ma panen sulle kõik lingid ka video alla, saad sealt edasi uudistada. Toreda klaaspakendiga, tõesti väga ilus, väga sümpaatne. Ainult head sõnad. Jätkame näokreemidega, mis on mulle saadetud ja millest mul ei olnud enne aimu ka. See on siis Aiva näokreem The Cream. Väga selline klassikaline otsekohene näokreemi nimi, kreem. Aiva on siis minu meelest Rootsi päritolu, sellise väga puhta, väga lihtsa kontseptsiooniga nahahoolduse tooted ja ma saingi katsetada nende näokreemi ja mul on ka nende oil, ehk siis õli, mida võib kasutada nii näol, kehal. See õli on mul veel palju alles, see oli väga suur potsik. Aga see on siis EcoCert Cosmos sertifikaatidega väga sellise orgaanilise puhta
hea imeilusa inkiga. Selle kreemi lõhn oli nüüd pigem väga magus, isegi ütleks selline kaneelirulli meenutav. Väga tore. Hästi siidine, väga mõnusalt läks laiali, niisutas hästi. Mulle isegi meeldis ausalt öeldes see pakend, mille sees ta oli, et siit oli väga lihtne teda doseerida. Väga-väga sümpaatne. Ma sain selle Vegepure siis e-poest kingituseks, aga ma tean, et nemad enam ei toimeta väga ja ma tean, et see kreem on ka nende e-poest otsa saanud ja ma ei ole kindel, kas Eestis üldse seda on kuskil. Proovin leida sulle mõne lingi, kus tõesti ka see toode nagu olemas on. Ta on küll natukene kallima hinnaklassiga, aga ta tõesti oli väga sümpaatne kreem. Ja üks väike näokreemikene on samuti otsa saanud. See on siis madara C-vitamiiniga näokreem. See on nende vitamin C Illuminating Recovery Cream. Ma sain selle minu meelest mingisuguse nagu pakina koos, see oli mitu erinevat sellist nagu reisisuurust. Madara tooteid saab katsetada väikeste reisisuurustena ja see on tegelikult ju super hea, et enne kui osta suur kreem, millest sa võib-olla nii-öelda siis tavasuuruses kreem, millest sa võib-olla ei ole kindel, kas sulle meeldib, siis katsetada enne sellist reisisuurust, see on 15 milliliitrit, see oli mul ka Pariisis kaasas ja nüüd just täna saigi ta mul otsa. Et sellest sai päris tuntavalt pikalt hakkama selle 15 milliliitriga. Mulle väga meeldis selle kreemi, ütleme selline natukene värskem C-vitamiinisem lõhn, kui nii võib öelda. Oli pigem sellisem toitvam, kreemisem, aga kindlasti ei jäänud raskelt. Läks ilusti naha sisse, et madara kreemide osas minul on ainult nagu positiivsed kogemused. Et ma soovitan julgelt seda katsetada, kes siis sellist C-vitamiini kreemi näiteks hommikuseks nahahalduseks soovib. Ja otsa on saanud ka üks huulepalsam. See on siis Tilga Kiss Me, kus see on siin kirjas siin. Tilga Kiss Me huulepalsam, mis alguses tundub, et oleks nagu toonitud, aga see toon on nüüd tõesti peaaegu olematu, et ei tee huultele just väga palju tumedamat tooni juurde, kui siis ainult hästi õrnalt. Ütleme, Tilga puhul ka looduskosmeetika, ilus inki ja ma kasutasin seda huulepalsamit nüüd õhtul enne magama minekut. Ta oli mul selline öökapi huulepalsam, sest et mulle tõesti meeldib kanda ööseks huultele kiht huulepalsamit, et huuled oleksid ka niisutatud. Selle koha pealt igati soojalt soovitan. Oli väga mõnusalt libisev, kreemine, niisutav. Et kui sulle sellised klassikalised huulepalsamid rõõmu pakuvad, siis miks mitte katsetada Tilka. Täna saime lobisetud küll ja veel. Me saime otsa lõppu kõik. Tänaseks kõik. Kui sul on mõne toote kohta küsimusi, anna märku. Milliseid ilutooteid sina viimase Tilgani oled ära kasutanud? Ole hea, anna mulle märku ja kas sa soovitaksid mul neid proovida? Aitäh sulle, et sa täna vaatasid. Me näeme varsti järgmises videos. Tšau ka! Miau, miau.